No nii, võtame ette eurolaul 1996 aasta laulud. Kui tekib küsimus, et miks 1995. aastat ei võta, siis kuna 1994. aastal ei olnud kõige parem tulemus, siis selle tõttu 1995. aastal Eesti ei osalenud. Aga 1996. jälle osales, nii vaatame siis. Finaal toimus 27. jaanuaril 1996. Õhtujuhid olid Marko Reikop ja Karmel Eikner või täna praeguse nimega Killandi, Karmel Killandi. Kokku kõlas 13 laule. Ja vaatame siis, nagu ikka, võidulaulu jätame viimaseks. Esimene laul Evelin Saamäel ja Toomas Rull, 8 näoga kuu. Nii, esimene laul 8 näoga kuu, Evelin Saamäel ja Toomas Rull. Sai 54 punkti või 54 punkti ja jäi 5. kohale. Jah, see oli see, alguse mõttes oli see hea laul, et esimeseks laulus kohe selline tempokas, et rahvas käima saab ja siuke hea mõnus tempokas laul. Ja kuigi mulle tundus pisut, et kui nad laulsid, siis Evelin Saamäel oli ainukene, kes sai nagu ka korraks enda vokaali näidata, et ja siis lauli selle Toomas Rulliga koos, et Toomas Rullil nagu sellist enda kohta ei olnud, kus ta oleks saanud oma häälega särada, nagu et kogu aeg ainult koos Evelin Saamäeliga koos, et võib-olla oleks võinud talle ka mõne koha nagu anda siukse, et ta oleks ka saanud oma häält näidata nagu rohkem, just et tema hääl oleks ainult kõlanud. Jah, muidugi tore oli ka see, et siis kui ma esimest korda seda, ma ei mäleta millal vaatasin, siis ma ei pannud tähele ja siis kasutati ka hiiukannelt näiteks, et selles loos oli korra isegi hetk, et üks mees sai oma hiiukandlega särada. Jah, siis kui ma kunagi vaatasin, siis ma veel puuluupi ei teadnud ega sellist instrumenti nagu hiiukannelt. Aga jah, tore, et seda instrumenti ka juba siis kasutati. Jah, selline mõnus laul alguseks, hea tempo ja aga ma ei ole kindel, kui hästi sellega Eurovisioonil oleks läinud. Aga samas ei tea. 5. koht paistab väga hea koht olevat sellele. Järgmine laul Kadri Hunt, me rõõm ei kao. Nii, teine laul Kadri Hunt, me rõõm ei kao. Sai 62 punkti ja jäi 2. kohale. No ma ei imesta, et see 2. kohale, see oli tõesti väga hea laul. Siuke algas sedasi aeglaselt ja siis niimoodi aeglaselt nagu ainult, ma ei tea, süntesaator või klaveri muusikat nagu sedasi ja siis mida peale teist salmi, mida rohkem edasi läks, seda rohkem nagu hakkas see laul särama või nagu tõusma, nagu üles ärkama. Ja see ka alguses taustalauljate hääl nagu väga silma ei jäänud, aga siis peale teist salmi ikka läks kohe täiega ja kuidagi nagu peale teist salmi läks see laul nagu täiega käima, et trummid tulid, kitarrid ja igad asjad, et nagu väga hea laul, et ma isegi selle üle ma tõesti imesta, et see teiseks jäi, see oli tõesti väga hea laul. Mulle väga meeldis. Et jah, et see on kindlasti üks laul, mis oli seda 2. kohta väärt. Väga meeldiv laul. 3. laul Iialgi veel, Üllar Meriste. Nii, 3. laul Iialgi veel, Üllar Meriste. Sai 37 punkti ja 13. koha. Ma ei tea, minu arvates see oleks võinud küll kõrgema koha saada. See oli ikka väga huvitav laul selle poolest, et algas seda saksofoni mänguga, sedasi nagu aeglane, mõtlesin, et tuleb jälle siuke aeglane laul, aga siis tulid teised pillid ka ja siis hakkas niimoodi laulma ja niimoodi nagu tantsima ka, nagu et esimene artist, kes sellel võistlusel, kes pisut nagu sellist nagu koreograafiat või tegi või pisut ka nagu muusikat ja rütmi niimoodi täiega nagu nautis ja sisse elas. Et jah. Ja tal oli huvitav tämber, oli ka siuke huvitav hea kuulata ja lõpus tegi siukse pikema noodi ka, et ma ei oska öelda, miks see 13. koha sai, minu arvates see oleks võinud küll kõrgema koha saada.
et väga hea laul, siuke mõnus tantsuline laul ja tempo oli ka hea. ma ei ole kindel, kas Eurovisioonil sellega võib-olla nii hästi oleks läinud, aga samas ma arvan, et sellega oleks kindlasti läinud võib-olla näiteks paremini kui esimese lauluga. et ma ei tea, mina oleks andnud kõrgema koha kui 13. koht, et väga hästi lauldud, väga siuke mõnus liigutused, lõpus pikk noot ja siuke hea muusika ka, siuksed erinevad pillid kõik koos ja et jah, väga hea laul minu arvates. 4. laul Hedvig Hansson ja Pearu Paulus, Meeletu algus. nii, 4. laul Meeletu algus, Hedvig Hansson ja Pearu Paulus. sai 50 punkti ja 7. koha. no nii, Hedvig Hansson ja Pearu Paulus olid 94. aastal ka võrratu lauluga Kallim kullast. nüüd siis Meeletu algus. jah, see laul oli ka tore, aga seda Kallim kullast ei ületanud, see Kallim kullast on ikka parem laul, aga see oli ka väga tore laul, siuke mõnus, tempokas, siuke hea trummilöök oli ka niimoodi, käis seal siis tõkk seal vahepeal. ja jälle põhimõtteliselt see etteaste oli vaatast tegelikult sama sarnane nagu oli see Kallim kullast puhul, et Hedvig alustas laulmist, siis pani Pearu ja siis jälle koos. ja niimoodi, aga ja Hedvig näitas pisut ka sellist vokaali, pani siukse kõrgema noodi vahepeal ja et jah, selles mõttes ei imesta, et see, kui eelmise puhul ma imestasin, miks see 13. kohale jäi, siis selle puhul ma ei imesta, et ta siuksele 7. või siukse kõrgemale kohale jäi. jah. Hedvig ja Pearu ikka laulsid tol ajal ikka nii kuidagi hästi, need duetid kuidagi sobisid neile, et nad võiks ikka kunagi võib-olla siis kui võiksid kunagi ikka võib-olla äkki teha siin rahva üllatuseks ikka mõne dueti veel, mõne uue laulu. mitte ei pea Eurovisiooni jaoks tegema, vaid lihtsalt mõne ilusa dueti teha, uue laulu võiksid teha. nii hea meelega kuulaks, ma arvan rahvas ka kuulaks. et peale mitmed aastad, kui pole näinud neid koos laulmas, siis võiks äkki teha siukse comeback'i. igal juhul jah, mõnus laul, aga Kallim kullast meeldis mulle rohkem, aga muidu Eurovisiooni mõttes oli see, ma ei ole kindel, kas sellega oleks nii hästi läinud, kui Kallim kullast lauluga oleks, aga ikkagi oli meeleolukas laul. 5. laul Vaba kui tuul esitas Urmas Podnek. Vaba kui tuul, Urmas Podnek või Podnek, 5. laul. sai 41 punkti ja jäi 10. kohale. noh, paistab, et sellel võistlusel on väga palju võidutsesid nagu kui nendest lauludest, mis välja valiti, võidutsesid ikka sellised tempokad laulud, sest see oli jälle siuke tempokas ja siuke kiirem laul, et selliseid balaade ei ole nagu eriti olnudki veel praegu, aga jah, täpselt sama, kui ma nüüd võrdlen selle Üllar Meriste lauluga, kes esines ikka täiega tantsis, siis no see nüüd nii tantsuline nagu ei olnud, et ta küll lava peal ikka oli näha, et solistil, sellel Urmas Podnekil oli rütm täiega sees ja aga nii rütmi sees ei olnud nagu sellel Üllar Meristel. aga ei, mõnus laul ja ta tegi oma häälega ka siukseid lahedaid nagu vigureid minu arvates või noh, eriti siis, kui taustalauljad ka juurde tulid, siis kuidagi see tema hääl nagu ja see kõik kokku kõlas jubele hästi. Siuke mõnus ja siuke nagu võimas eestikeelne laul ja et väga kuidagi meeldis ja 10. koht. ma ei tea, võib-olla oleks võinud natukene kõrgema koha saada, aga samas noh, ma ei oska öelda. igal juhul mõnus laul ja hästi esitatud ja siuke mõnus muusika oli ka, siuke hea kiire ja siuke mõnus muusika ja taustalauljad tundus praegu väga palju olevat võrreldes eelnevatega. Tundus, et nüüd oli taustalauljad kõige rohkem, mingi 6 või 4 tükki. 6. laul
Kummalisel teel, Evelin Saamäel, Karl Madis, Maarja-Liis Ilus ja Pearo Paulus. Nii, 6. laul, Kummalisel teel, Evelin Saamäel, Karl Madis, Maarja-Liis Ilus ja Pearo Paulus. 51 punkti sai ja jäi 6. kohale. Noh, see oli nüüd võiks öelda selles mõttes ajalooline esitus, et minu arvates esimest korda, kui laval oli rohkem kui 3 inimest ehk 4 inimest. 94. aastal oli üks trio, kus oli ka Evelin Saamäel ja veel 2, mul ei tule praegu meelde. Et seekord siis 4 inimest. Mõnus siuke laul, seal muusikas olid siuksed huvitavad efekte, et ma tahaks täitsa teada, kas tõesti see üks mees tegi seda kõike oma mingi süntesaatoriga või olid seal mingid pillid veel. Kaamera ei näidanud. Et Evelin Saamäel alustas, siis laulis Maarja-Liis ja siis laulsid kõik koos, et see on jälle see, mis ma ka esimese laulu puhul ütlesin, et ma mõtlesin, et kui juba 4 artisti on laval, kes suurepäraselt laulavad, Evelin Saamäel, Karl Madis, Maarja-Liis Ilus ja Pearo Paulus, et siis võiks nagu igaüks saada korra võimaluse oma häält näidata, et Karl Madis ja Pearo Paulus nagu oma häält said ainult näidata siis, kui nad kõik koos laulsid, et Evelin Saamäel ja Maarja-Liis Ilus said nagu oma häält niimoodi üksinda näidata, et mõlemal oli siuke soolo hetk, et seda oleks võinud Karl Madisele ja Pearo Paulusele ka anda. Aga kui see välja jätta, siis oli väga siuke mõnus laul. Jah, 6. koht. Ma ei imesta, et see 6. jäi, selles mõttes see nagu kvartett või niimoodi võiks öelda töötas ja oli väga mõnus. Ainuke asi, mida mina arvan, et oleks võinud Karl Madisele ja Pearo Paulusele ka anda võimaluse soolot laulda või oma häält näidata. 7. laul, Lihtne viis, Ivo Linna ja Kadi Signe Selde. 7. laul, Lihtne viis, Ivo Linna ja Kadi Signe Selde. Sai 40 punkti ja jäi 12. kohale. Ja. See oli selline mõnus laul, et Ivo Linna alustas ja siis koos taustalauljatega alustas ja siis Kadi Signe Selde jätkas ja siis panid koos. Pisut kahju oli see, et Ivo Linna oli tol hetkel, salvestuse hetkel oli hoopis Soomes, et kahjutada koha peal ei olnud, nagu et koha peal oleks toredamini, ma arvan, kõlanud. No see oli ka esimene kord, kui see sama solist, kes esitas, mängis ka pilli, Ivo Linna mängis kitarri. Et jah, et Ivo Linna siis video vahendusel nagu lauluga alustas ja siis tuli alles Kadi Signe Selde lavale. Et jah, selline mõnus tempokas laul ja siuke koos ka hästi kõlas ja hääled kokku kõlasid hästi, aga ma ei tea, ma arvan Eurovisioonil sellega võib-olla nii hästi ei oleks läinud, et aga ikkagi mõnus laul, aga jah, Eurovisiooni jaoks võib-olla siis mitte nii väga hea. 8. laul, Laule ja palveid täis päev, Reet Kromel ja Arne Lauri. Laule ja palveid täis päev, Reet Kromel ja Arne Lauri. 8. laul, sai 50 punkti ja jäi 7. kohale. Ma ei tea, esiteks oli samamoodi nagu eelmise laulugagi, et Reet Kromel ei olnud koha peal, vaid ka esines video vahendusel. Muusika oli muidu hea, siuke nagu disko asi, tundus siuke diskolaul nagu rohkem minu jaoks. Ja aga ma ei tea, see laul mulle mingit sellist suurt muljet ei jätnud, et ma ta 7. kohale oleks pannud, et Reet Kromel laulis küll väga hästi ja Arne Lauri laulis ka vahepeal või pisut õige raske arvata, kas ta rohkem laulis või ta rääkis. Et üks asi oli ka, et siis kui see laul algus, siis ma ütlesin ju, et pealkiri on Laule ja palveid täis päev, aga seal tuli ette pealkiri Pilveid
sõna hoopiski ja siis ma hakkasin mõtlema, et mis asja, kas mõtlesin, lugesin siis nii valesti, aga ikka õigesti lugesin, et laulu ja palveid täispäev oli see. aga jah, ma ei oska selle laulu kohta midagi öelda, see laul nüüd minu jaoks nii väga ei olnud, et muusika oli muidu hea ja midagi see, noh, oli nagu hea, aga ma ei oska nagu midagi sellist öelda, et no ma arvan, et Eurovisioonil sellega veel hästi ei oleks läinud, et kindlasti mingis mõttes on see hea laul, aga see laul lihtsalt ei olnud minu jaoks väga. aga kindlasti, noh, kuna ta sai sinna võistlusele, siis kindlasti ta hea laul mingis mõttes oli ja lihtsalt mitte minu jaoks. aga ei. et jah, no vahest rahvale igal juhul meeldis see 7. koht ikkagi, kuigi minu jaoks see laul ei olnud väga midagi. 9. laul, ballaad, Tõnis Mägi. noh, ballaade pole väga olnud, saab näha, kas on ballaad. nii, 9. laul, ballaad, Tõnis Mägi. 57 punkti ja 3. koht. no ma ei imesta, see oli nüüd tõesti ballaad ja oli väga siuke hingestatud ja ma ei imesta, et see 3. kohale jäi, mulle täitsa meeldis. Tõnis Mägi esitas seda kuidagi nii hingestatult ja noh, ta on ka üks autoritest või üks laulu kirjutajatest koos Villu Kanguriga, nii et ma isegi ei imesta, et ta seda nii hingestatult laulis, kuna ta oli ka tekstiautor ja siuke, noh, võrreldes nüüd eelnevate tempodega oli siuke hingestatud ja siuke aeglane laul täitsa sobilik siia vahelduseks, et nagu kohe hoopis teine emotsioon ja et mulle väga meeldis ja 3. koht, no see oli seda 3. kohta väärt kindlasti. täiesti nõus selle rahvaga, kes hääletas tol kord või selle žüriiga, et see 3. jäi kohale, et väga tore laul, siuke mõnus aeglane ja siuke nagu erinevad pillid jälle ja et laulis seda nii hingestatult ja tegi siukseid omamoodi siukseid huvitavaid liigutusi ka vahepeal ja 10. laul, Maatütre tants, Kirille loo. 10. laul, Maatütre tants, Kirille loo. 56 punkti ja 4. koht. no ma ei ole kindel selles, kahju muidugi, et Kirille loo oli tol hetkel haigestunud ja ei saanud esineda ja siis see laul lasti lindi pealt ja Toomas Roll mängis šamaani trummi laval. pisut, noh, minu jaoks see laul oli lihtsalt siuke kogu aeg ühed samad sõnad, ei ja hei ja siuke muusika rohkem, et ma ei tea, mille pärast mina seda 4. kohale kindlasti poleks pannud, muidugi võib-olla rahvas tegi seda võib-olla tema toetuseks, kuna ta oli haigestunud. aga jah, et selle lauluga Eurovisioonil ma arvan meil ei oleks hästi läinud ja et niisama kuulamiseks oli mõnus laul, aga noh, selles mõttes sõnad olid ühed ja samad ja siuke muusika oli mõnus, aga nojah, kahjuks minu jaoks see laul nagu Eurovisiooni mõttes küll sobilik ei olnud, et muidu kindlasti muul puhul oli väga hea laul, et aga Eurovisiooni mõttes mina seda nii kõrgele kohale ei oleks küll pannud. järgmine laul, Elust enesest, Sirje Medel, 11. laul. nii, 11. laul, Sirje Medel, 48 punkti, 9. koht. laul oli Elust enesest. jah, selline mõnus laul, siuke alustas selles aeglaselt, nii kurb algus oli all. ja mulle meeldis ka selle Sirje Medeli tämber ja siuke mõnus oli. et mõnus laul selline, aga ma ei ole kindel, kui hästi sellega Eurovisioonil oleks läinud, aga siuke mõnus aeglane, siis vahepeal läks jälle tempokaks ja jälle aeglane, aga jah, et siuke mõnus laul ja mõnus tämber ja vahepeal oli nagu, kui ma nüüd õigesti nägin, siis oli vahepeal siukest klarnetimängu, et klarnetimänge sai särada. ja et jah, 9. koht, nojah, sinna kohale ta sobib küll.
13. laul Tõnis Mägi, Eestimaa euromehe laul. 13. laul Tõnis Mägi, Eestimaa euromehe laul. 41 punkti ja 10. koht. See oli selles mõttes ka viimane laul. Võidulaul oli tegelikult 12, aga sellest räägib siis, kui see laul on ära kommenteeritud. Võistluse mõttes oli see kõige viimane laul. 10. koht, mina oleks seal küll rohkem andnud. Tõnis Mägi tuli lavale ja laul polnud veel, muusika polnud veel annudki, kui ta juba laulma hakkas ja siis bänd tuli sisse ja väga siuke mõnus tempokas laul. Selle võistluse koha pealt ütleks, et Tõnis Mägi on küll see, kes ei petta, kelle puhul ei pea kunagi pettuma, et ikka niimoodi pani ja niimoodi minu arvates nautis ka seda esinemist ja mõnus siuke tempokas eestimeelne pala ja Tõnise tämber oli ka väga mõnus ja seal muusikas olid ka sellised laedad, sellised väiksed kütked, väiksed kohad, siuksed vigurid nagu, et vahepeal tundus, et laul hakkab läbi saama, aga siis tegelikult lihtsalt muusikal tegi paar siukest huvitavat asja ja jälle refrään läks lahti ja et selle laulu oleks ma kindlasti kõrgemale kohale andnud. Muidugi jah, ta enne lauli, Tõnis Mägi laulis enne ka laulu Ballaad, aga see laul nüüd, nojah, ma saan selles mõttes aru, miks see Ballaad sai kõrgema koha, kuna see oli siuke rohkem hingestatud laul kui see, mis praegu oli, aga see praegune oli ka siuke hea laul, et ma oleks selle kindlasti kõrgemale kohale pannud kui 10. koht. Väga siuke mõnus laul ja pisut häirib ka see, et lõpus tuli üks ooperilaulja ka, tegi ühe kõrge noori, mul ei jäänud vist Nadja Kušmina või keegi. Aga pisut nõme on see, et Wikipeediasse ei ole seda kirja pandud. Nojah, Tõnis Mägi laulis tegelikult ju kogu laulu, et selle tõttu pandigi tema nimi, aga see Nadja tuli ju tegelikult ka lõpus ja pani ühe kõrge noodi sinna lõppu, et selles mõttes oleks võinud ikka tema nimi ka sinna panna, sinna lisada. Et väga mõnus laul ja see oli nagu hea võistluse lõpetuseks, oli see laul väga hea. Aga okei, lähme nüüd võidulaulu juurde. Kaelage hääl, 12. laul Kaelage hääl, Ivo Linna ja Maarja-Liis Ilus. Nii, trummipõrin. Võitja, Kaelage hääl, Maarja-Liis Ilus ja Ivo Linna esituses oli 12. laul kogu võistluses, 62 punkti ja esimene koht. No ma ei imesta, et see esimeseks jäi, sest mulle see laul väga meeldib. See on kindlasti üks mu lemmikutest eurolauludest, mis Eesti on saatnud. Mõnus, siuke tempokas laul, siuke mõnus algus ja Maarja alustab, siis Ivo jätkab, siis jälle Maarja, siis jälle Ivo, siis koos ja siuke nii mõnus, siukene mõnus laul, mida mõnus kaasa laulda ja kuidagi see muusika ja see kõnetab nagu, et ma ei imesta, et rahvas selle esimeseks valis. Siuke mõnus. Mul on muidugi pisut kahju, et selles esimeses aastas Maarja ei teinud sellist nagu vokaali asja, mida ta ühes kunagi hiljem, mitu aastat tagasi ühes Eesti Laulul, kui see laul tuli esitusele, Ivo ja Maarja esituses, siis ta pani seal vahepeal ka sellist nagu vokaali või niimoodi ja Ivo pani ka sellist nagu et sellist asja, et seda nüüd siin algusaastatel seda ei olnud, et ma oleks seda ka juba tahtnud kuulda, et mulle tegelikult see väga meeldib, mida Maarja oma häälega teeb. Jah, ja selle lauluga läks meil hästi, Eesti sai 5. koha sellega Eurovisioonil. Jah, seda laulu on ju vahel esitatud ka kui hiljem igasugu kaverdatud, et Laulava laulu saates laulis Maarja-Liis Ilus seda koos Jaan Söödiga ja 2022. aasta Eesti Laulul esitas ta seda koos Priit Loogiga ja laulu lõpus tuli ka Ivo ja siis pärast Ivo veel ütles, et see on ilmselt tema pika esinemisaja jooksul kõige lühem laul esinemine ja siis Jüri Pootsmäel küsis, et mis tunne oli ja siis ütles võimas. Et väga mõnus laul ja ma olen kindlasti selle poolt, et see sinna läks, et ma olen väga rahul sellega.
et see laul sinna Eurovisioonile läks ja noh, nagu näha, tulemus oli ju väga hea, 5. koht. Võtame siis kokku need laulud, kõik 13 laulu on kuulatud. Top 3-ga olen ma väga rahul, et esimeseks jäi Kaelaga jääl, siis et teiseks jäi see Kadri Hundi Me rõõm ei kao ja siis kolmandaks Tõnis Mägi ballaad, et selle top 3-ga, mis jäi, olen ma väga rahul. Aga edasi ma ütlen vaid paar laulu, mis ma paneks veel parema tulemuse annaks, et 4. ma oleks pannud selle Üllar Meriste Iialgi veel, ikkagi mulle see laul väga meeldis ja esitajaste. Ja siis 5. ma oleks pannud Tõnis Mägi Eestimaa Euromehe laul. Et aga nojah, see on kõik laulud olid omamoodi head ja erinevad ja et igaüks oleks võinud saada parema tulemuse või halvema tulemuse, aga see on see, kuidas mina arvan ja eks näeb, millal ma järgmise Eurovisiooni võtan. Mulle meeldib neid vanemaid laule kommenteerida ja uuesti kuulata. Mina mõtlesin niimoodi, et need uued laulud, mis kõik tulevad, on ju väga head, aga samas vanu laule ei tohiks unustada. Et selle tõttu ma neid laule siin kommenteeringi pisut vahel. Võib-olla mõni, kes ei ole kuulnud, mõnel äkki tekib huvi, et kuuleb ka vanemaid laule, sest tänapäeva noored võib-olla ei kuule eestikeelset muusikat üldse või üldse eesti laule ei kuule, kõik ainult välismaiseid laule kuulatakse. Aga jah, see oli siis eurolaul 1996. Olge terved ja ikkagi ütlen, et kirjutage äkki kommentaaridesse, et milline laul teile tol ajast kõige rohkem meeldis ja kas jäite meie valikuga rahule. Näeme jälle, olge terved!